Täna räägin sulle sellest, mis asi on lemmikharjutus. Õigemini, see on see, kuidas mina koos oma õpilastega seda konkreetset harjutust kutsun. Harjutus ise on võrdlemisi lihtne. Kohe selgitan ka, miks ta nii kasulik on. Igal keelel on see harjutus samamoodi. Ja miks ta on nii hea harjutus, on see, et selle harjutusega ma arendan, kinnistan ja hoian väga paljusid vasaku käe olulisi aspekte. Näiteks, esimene asi on see, et me alati peame vajutama sõrme otsaga astmetraadi kõrvale. Sõrme otsaga astmetraadi kõrvale. Alguses võibki jälgida ainult seda, et saaks see korda. Järgmine asi on see, et alati kui ma liigun, siis mu pöial liigub kaasa. Pöial on muidugi siin kaela taga niimoodi, et siit teda ei ole paista. Alati liigub kaasa. Harjutan seda, et ta tuleb kaasa, kui ma vahetan siin positsiooni. Nii. Järgmine asi on sidumine, nootide sidumine, mida vaid astun. Kogu aeg astun. Astun ja hüppan. Samal ajal harjutan seda, kuidas ma siit küünanukist ennast aitan, hästi keele kohalt vajutan. Saan samal ajal harjutada veel seda, et mu käsi ei vajuks viltu, vaid kogu aeg on otse. Ülejäänud sõrmed on sama keele kohal, võimalikult lähedal. See on ka asi, mida harjutada. Ja veel oluline selle harjutuse juures on see, et teda teha hästi aeglaselt. Sest siis on kasu ka. Kui teda kiirustada, siis tavaliselt ta on lohakas ja siis tähendab see seda, et sa harjutad omale valet asendit sisse ja see on väga halb asi, mida teha. Nii. Õpime ära, kuidas seda teha, seda harjutust. Kõigepealt on number 1 ja 2. Mängin esimese ära, astun teise peale. Siis lasen esimese lahti, siis tõstan mõlemad õhku, liigun ühe positsiooni võrra edasi, pöidla peal liigun. Maandan ja esimene, teine, tõstan, liigun, esimene, teine, tõstan, liigun ja kuni teine sõrm jõuab 5. vaheni. Ja siis tulen tagasi. Jõudsin siia, tõmban esimene, astun teise peale ja astun esimese peale tagasi, tõstan üles, hüppan, teine, esimene, tõstan üles, sõidan, teine, esimene, tõstan üles, sõidan, teine ja nüüd esimene, teine ja hakkab 3. pihta, nüüd on teine, 3. Teine, astun 3. peale, tõstan, liigun pöidlaga. Teine, 3. tõstan, liigun pöidlaga. Ja ühe võrra kaugemale kui eelmine kord 1 ja 2. Aga teine sõrm jõudis jälle sinna 5. vahesse. Ja 5. vahe juures on sul punkt ka. Kui sul ei ole, siis tee omale.
kuidas teha. Olen ühes videos sellest rääkinud ka. Lingin selle siia samma. Ja kui jõudsid alla, siis tuli 3. ja 4. Ja nendega ühe võrra kaugemale. Ja alla tagasi, eks. Ja lõpetan seal, kus alustasin. Nüüd on 4., 3., 4. ja astun järgmise keele peale, esimese peale ja hakkan siin pihta. Sama harjutus. 1, 2. Jõudsin siia ära, astun ja hakkan tagasi kõndima. 2., 1., 2., 1. ja 2., 1., 2., 3., 2., 3., 2., 3., ühe võrra kaugemale. 2. jõuab jälle punktini. Tulen tagasi. Ja jõuan sinna, kust ma alustasin. 3., 2., 3., 4. Ja 4., 3., 4. ja astun uue keele peale. Ja seda saab teha kõigi keelte peal. Ja nii edasi. Eks kuni esimeseni ja kui jaksad võid tagasi ka teha, aga ma ise soovitan teda pigem teha vähem, aga võimalikult korralikult. Võimalikult korralikult. Ma olen näinud, kuidas lapsed mängivad niimoodi, päriselt niimoodi. Ja see on pigem halb, parem ärgu tehku üldse. Sellepärast, et see harjutab valet asja sisse. See on sama hea, kui ma lähen viimase ilmaga õue, tahan kummikuid panna jalga, aga enne kui ma kummikud jalga panen, lähen võtan kraanist tassitäie vett, kallan omale kummikusse. Mõnus on käia siis õues, eks? Ei ole. Jama. Me ei taha omale halba asendit sisse harjutada. Parem teen kas või ühe keelejagu seda harjutust, aga ülimalt korralikult. See on ülioluline, et teha nii korralikult kui vähegi ma ise oskan. Ja kui ma näen, no ma ei keskendu korralikult enam, siis ma ei tee rohkem. Näiteks 3 keele jagu. 3 keelt jaksan ära teha, nendega teengi. Ühel päeval teen pöidlaga 3 alumist, järgmisel päeval teen sõrmedega 3 ülemist keelt. Nii kuidas ma jaksan, aga kõik, mis ma teen, nii perfektselt, kui ma vähegi ise oskan ja ise tean, et peab. Nii, ja teen ka eraldi video sellest, kus ma ainult seda harjutust mängingi, et sa saaksid minuga koos kaasa mängida. Seniks aga head harjutuse õppimist. Loodan, et sellest videost oli sulle kasu ja näeme juba järgmine kord.